Tere, hea kuulaja. Üle pika aja jälle tagasi ja vaatan üle põhilised turud. Alustan S&P 500. Paljudel kindlasti on küsimus, kuhu aktsiaturg suundub, mis on prognoosid, mis on tõenäosused. Ja ilma pikema jututa ma olen märkinud siia graafikule ära mustrid, mida turg on joonistanud. Ja viimane tõus, mis siit üles on tulnud, on siis saanud sellise vastupanu ja tekkinud siis korrektsioon, mida oleks vaja analüüsida. Ja palun väga, 4 tunni graafikul siis näeb pilt välja selline. Meil on 2 varianti. Jah, meil on tegelikult variante rohkem kui 2, aga vaatame seda graafikut neutraalse pilguga. Kas meil võib olla tegu stock marketi tipuga siit ja meil on algamas uus langustrend? Jah, see on võimalik, kuid selle tõenäosus on väike. Tähendaks seda, et kui meil langustrend algab, siis see langustrend võiks alata ABC liikumisega ja see ABC liikumine siis võiks välja näha siit A, B ja C alla. Et teine variant on see, et see ABC liikumine lõpetab korrektsiooni ja me näeme siis edasi turgude üles liikumist järgmise 2-3 aasta jooksul. Ja S&P puhul ma kindlasti ei välistaks ka seda võimalust, et me ei liigu siia 38% peale selle C-lainega, vaid meil on tegemist siis siin kokku jooksva kolmnurgaga. Siis siit tuleb midagi sellist. Seda nimetatakse ka lipu mustriks. Ehk kui me vaatame impulssi, siis impulssi külge joonistub selline lipukujutis ja see on siis tõusu, see on kolmnurkne lipp, see on siis tõusuformatsioon. Samamoodi on lipp ka tegelikult selline korrektsioon. Ma tahan seda öelda, et see ei pruugi alati selliselt välja mängida, sest kui me vaatame seda liikumist, mis toimub praegult siin peale seda esimest impulsi alla ehk peale seda, siis see paistab A, B ja C. Et me võime tegelikult täiesti vabalt selle hinnaga liikuda järgmise nädala jooksul veel kõrgemale sellest tipust, mis annab siis paljudele võib-olla kauplejatele, investoritele jällegi entusiasmi juurde, et kõige hullem on möödas ja me liigume ülesse kasvu suunas. Ja peale mida siis võib tekkida selline olukord, kus meil tuleb järsk C-laine siia 38% juurde. Pange ka ühtlasi tähele tegelikult seda taset siin. Ja vaatad selle impulsi sees, siis siin on väga hästi näha tegelikult, kuidas see toetus vastupanu tase on tekkinud. Et see on oluline tase, mida jälgida. Nüüd, kui me liigume edasi krüptovaluutade juurde, siis ma paneksin algatuseks siia peale Ethereumi graafiku, et näidata teile seda, kuidas korrelatsioon toimub. Vaadake, ma juhin tegelikult tähelepanu sellele, et kui see aktsiaturg on tegelikult siit liikunud ülesse koos Ethereumiga, Ethereum läks siit ülesse, aktsiaturg läks siit ülesse siiamaale. Aga sellest hetkest, kui aktsiaturg jätkas ülesse liikumist, on Ethereum liikunud hoopis alla.
ja nüüd, kui algas aktsiaturu korrektsioon, siis ma olen eelmistes videos rääkinud ka, et suvi on selline aeg, kus tegelikult toimub siis kasumi võtmised ja investorid tegelikult paljud puhkavad, siis sama asi on siin Ethereumil, et me liigume külgsuunas. Ja ütleme, kui see aktsiaturg saab nüüd veel natuke üles liikumist, siis ma eeldan, et ka see Ethereum võiks tegelikult veel tõusta. Peale mida siis, kui see C-laine siit formaliseerub, siis ka Ethereumi järgmine alla liikumine algab. Ja minnes siis päris Ethereumi peale, saame vaadata seda graafikut lähemalt ja ma olen joonistanud Fibonacci tasemed selle sama impulsi peale, mis on siit alla tulnud ja see 38% praegult see vastupanu tase. Jälgime ka neid toetustasemeid, mis siin on tekkinud, hind on toetunud ja nüüd see hind murdis siit läbi. Jällegi ma pööraksin tähelepanu, kuidas hind on siit läbi murdnud. Just see moment, hind on läbi murdnud, tulnud uuesti testinud selle taset ja liikunud alla. Tavaliselt hind siis tuleb ühe korra veel selle taseme juurde, peale seda alla liikumist, ehk fikseerib ennast siin ära ja järgmine alla liikumine võib alata. Ja ma arvan, et see järgmine alla liikumine saab olla väga agressiivne ja see võiks lõpetada ka selle Ethereumi ja mitte ainult Ethereumi, vaid ka teiste krüptovaluutade languse. Tase, kuhu peale see hind võiks jõuda, on mul projekteeritud $904 ja ma saan selle siis Fibonacci laienriistaga ehk siis mitte 94, vaid siin näitab täpselt 900 ja samas kui ma projekteerin siis esimest impulssi ehk vaadake selle impulsi pikkuse ma panen siia otsa ja see annab mulle ka selle 900 taseme. Et ennem seda on meil veel 1.27, mida jälgida, aga üks nendest tasemetest on tõenäoline pöördumispunkt ja see võiks ühtlasi ka lõpetada Ethereumi langustrendi ja peale mida siis algab uus tõus. Ma olen ka ennem seda rääkinud, et see on väga suur tõenäosus, et Ethereum ületab neid tippusid peale seda, kui ta on siin all ära käinud. Nüüd oleks õige vaadata ka päris rahaturgu ehk võlakirjasid. USA 10 aasta võlakirjad ehk TLT instrument. Jällegi vaadake, võlakirjad on müünud odavamaks alates koroona algusest. Ja see tähendab seda, et investorid tegelikult müüvad võlakirju, eeldades, et tuleviku võlakirjade tootlused kasvavad. See tähendab seda, et kui võlakirjade hind langeb, siis võlakirjade tootluse hind, mis on siin US10Y, tõuseb. Nagu te näete, täpselt vastupidine korrelatsioon ehk negatiivne korrelatsioon. Ma paneksin nüüd need graafikud omavahel ühtima. Kustutan ära kõik üleliigse. Kas te näete? Võlakirja hind kukkus, yield tõusis.
võlakirja hind kukkus, yield tõusis. Ja kui me vaatame yield'i suuremat pilti, siis palun väga, alates aastast 1980 kuni 2020 me näeme, et yield on langenud. See tähendab seda, et rahanduspoliitikat on pehmendatud, laene antakse rohkem, intressmäärasid langetatakse oluliselt. Aga peale koroona algust ehk siis aastast 2020 on toimunud tegelikult oluline muutus. Ja me oleme saanud tegelikult yield'i olulise tõusmise, mis kajastus ka siis võlakirjade müügis. Tähendab seda, et investorid eeldavad tulevikus on võlakirja tootlus suurem. Ma tahan öelda ka seda, et see tõus, mis siit on tulnud, ei pruugi üldse olla veel lõppenud. See tähendab seda, et jah, meil on praegu toimunud stabiliseerumine ehk selline korrektsioon, jällegi lipuformatsioon, mis võiks tähendada seda, et millalgi tulevikus, lähitulevikus liigub võlakirja protsent kõrgemale. Ehk tootlus liigub üles. Ja kui me liigume intressmääradega kõrgemale, ehk siis investorid tahavad suuremat tootlust oma laenude vastu, mida nad annavad, siis kuidas see mõjutab aktsiaturgu? Selles on peamine point, et praeguse yield'i juures on aktsiaturud veel tõusevad, kuigi nad on juba ammu ülehinnatud, siis kui me liigume selle yield'iga kõrgemale ehk intressmäärad ja kõik tõusevad, siis tekib olukord, kus aktsiaturul läheb keeruliseks. Ja see võikski olla võib-olla see moment, kui aktsiaturg hakkab tegema oma nii-öelda taandumist ja hinnastab asjad uuesti, sellepärast et fakt on see, et kui me läheme aktsiaturuga paraboolseks, nii nagu me oleme juba läinud, lähen korraks veel tagasi aktsiaturu, vaadake seda. Vaadake, milline näeb S&P 500 välja. See on klassikaline melt-up, ehk see turg lihtsalt liigub üles, aga see ei ole jätkusuutlik. Ma tahan teile lihtsalt öelda seda, et see, mis praegu aktsiaturgudel toimub, see paraboolne liikumine, see ei ole jätkusuutlik. Ühel hetkel tulevikus tõus lõpeb. Ja mis tuleb peale seda tõusu, on väga pikk hindade korrigeerimine. Ja sellele tasub tähelepanu pöörata, sellepärast, et praegu oleme me kõik väga ilusas eufoorilises meeleolus, investeeringud kasvavad, kõik on positiivne, aga kui see tõus siit lõpuks läbi saab, see paraboolne tõus, siis me ei pruugi enam hinnakasvu näha väga mitmeid aastaid. Ja ma arvan, et sellega ma tänase video lõpetan, sellepärast, et siin on mida mõelda, aga jällegi need asjad kõik võtavad aega ja enne, kui me jõuame kõrgemate hindadeni, ennem meil veel minna. Jällegi jah, aktsiaturu puhul paistab korrektsioon, kuidas ta täpselt välja mängib. Kas ta siis võtab selle tipusid, teeb oma järgmise C-laine ehk siis kapitulatsiooni siia alla ja liigume üles edasi. Aitäh sulle, et sa kuulasid. Loodan, et see video andis sulle mingisugust aimu, võib-olla
arusaamist või oskust mõelda tehniliselt, jälgides siis graafikuid, tehes analüüsi. Kui minu analüüsid sulle meeldivad ja tahad tulevikus rohkem neid videosid näha ja aru saada, kuidas finantsturgu analüüsida, pane videole like, jälgi minu kanalit ja kohtume järgmisel korral.